kahjuks põles sõjas kogu meie elamine ja varandus ära. Ema vend viidi esimese küüditamise ajal Siberisse ja 44. aasta märtsi, 9. märtsi pommitamise ajal jäin ma imekombel ikka ellu, mis on minu kooli ajal natukene erinev, mis hilisematel nõukogude aegadel ei olnud, sest meil olid kõik enam-vähem eestiaegsed õpetajad. Ja minu joonistusõpetaja oli kuulsa teatrikunstniku Aaloja abikaasa ja kes siis kangesti tundis huvi minu joonistamise vastu ja pidevalt saatis mu töid näitustele ja vaat sellepärast mul hakkaski kuidagi tekkima see niisugune eriline huvi selle joonistamise üleüldse vististi ka hilisemas kooliajas nagu kunsti vastu. Muidugi tänu tema soovitustele astuda siis ikka niimoodi kunstiga tegelema. Sellel ajal oli see Riiklik Kunstiinstituut ja sel ajal olid ka juba need joonistamiskursused õhtused. Nii et minu niisugune edasine kunstiharidus on kõik tänu sellele Kunstiinstituudi õhtukursustele, kus mul kangesti meeldis käia. Ja no muidugi siis tekkis ka tahtmine nagu Kunstiinstituuti astuda. Ja vaat ma kohe ei teagi, miks pärast ma valisin selle metalli eriala, sest sinna oli sel ajal ropult raske pääseda kõige suurema konkursiga. Nii et esimesel korral ma ei saanud sisse, sellepärast et ma polnud eluski skulptuuri teinud. Ja muidugi siis ma läksin siis Pioneeride palees vist oli jah, see Reiteli skulptuuriring. See on Sirje Helme isa kunstiring, nii-öelda oli see. Ja vaat tema oskas selle skulptuuri teha mulle nii ahvatlevaks ja ma avastasin, et mul nagu tema leidis, et ma peaaegu võiksin skulptuuri minna hoopis. Niimoodi, et mul väga ja tegelikult on mul selles suhtes ka nagu hea meel, et ma kujutan asju võrdlemisi niimoodi vormiliselt ette, nii et see on ka üks niisugune väga hea võimalus. Ja noh, muidugi see käeline tegevus oli ka võrdlemisi niisugune, et noh, igasugustest asjadest niimoodi, et vähe, et ma neid kleite joonistasin, siis ma oskasin neid paberist kokku voltida ja igasuguseid neid asju teha, et ma ei tea, see tuli kuidagi nii iseenesest, mis minu jaoks oli täiesti üllatav, et tema oskas mul absoluutselt joonistada kõikvõimalikke loomi, linde ja ka inimesi. See tuli tal kuidagi niimoodi, hakkas nagu pliiatsiga ühest otsast peale, tuli hobune, lehmad, linnud, muud asjad, kõik see tuli nagu iseenesest, nii et noh, vaat ilmselt ma kusagil seal taipasin siis seda asja ka niimoodi vististi. Et noh, kui ema oskab ees, et küllap mina ka järgi oskan. Ja mis oli väga niisugune üllatav asi, kui ma juba sinna Kunstiinstituuti sisse sain, siis oli vaja skulptuuris neid stekasid. Te teate ka, mis see tähendab. Need on need abivahendid, millega siis savi voolida ja ühesõnaga kõike neid niisuguseid töid teha. Ja see oli fantastiline, kuidas isa oskas mulle neid nii hästi kõike valmis teha kodus niimoodi, et puidust. No lihtsalt voolides. Ja vot selles suhtes ka, et miks ma seda merevaiku ka kuidagi niisugune ruumiliseks püüan rohkem teha, et mul lihtsalt meeldib niisugune nii-öelda skulptuurne tegevus. Ja muidugi selle niisuguse tahtekindluse ka, et kõigile hädadele vaatamata püüad ikka midagi teha, lihtsalt ei oota, et sulle nüüd niimoodi see kõik ise kätte tuleb, et need tehnilised võimalused ja tingimused ja kuidas sa saad teha. Nii et eks ma tänu vist sellele olen ikka püüdnud oma alal nagu niimoodi enda jaoks seda ja teiste jaoks ka natukene huvitavamaks teha. Võib-olla ahvatleb teisi ka siis nägema sellest meid ümbritsevas võimalusi.
kuidas ise hakkama saada. Sel aastal, kui mina 62. aastal sisse sain, siis vahetus kateedri juhataja. Kateedri juhatajaks sai Ede Kurrel. Tema oli muidugi niimoodi Poolas kasvanud ja niisugune tõesti niisugune teistsuguse suhtumisega ja tunnetusega kui paljud siin. Tema käis alati niimoodi kõpskingades. Siis oli tal nagu mul see esimene üks projekt ongi põhjendatud Ede Kurrelile. Niisugune väike daamikotikene oli käes tal ikka. Kui teised naised ja õppejõud kõik tulid ikka mingi võrgukene käe otsas, kus olid ikka muud asjad ka sees, siis tema oli alati niimoodi korrektne, et ikka selles ja siis mul on nii meelde jäänud, kuidas ta meile siis oma kalliskivi kollektsiooni näitas, siis ta võttis sellest väikesest kotikesest ilusti selle need kivikarbikesed välja ja laotas sinna kateedri lauale ja mis oli tema puhul ka, mis ma omal selles kataloogiski olen ära märkinud. Ta ei rääkinud kunagi kellestki halvasti, ei rääkinud teisi õppejõude ja ei arvustanud tudengite ees ega üldse niimoodi niisugust asja. See oli jah, selles muus põlvkonnas natukene hilisemas elus nagu niisugune väga suur kontrast. Ja teiseks nimetati meie kõiki meistreid või meie kõnetasime neid. Härra Nigol, kõik olid härrad. Ja ma mäletan seda aega, kui ikka siis Adamson-Eerik peale oma seda insulti käis oma neid metallialaseid töid lasi teostada meistritel, metallieriala meistritel. Ja siis, kui viisakalt ikka alati see Adamson-Eerik tuli ja vabandage, härra Nigol, kas teil oleks võimalik nüüd seda teha või seda või no nii viisakalt ja nii kuidagi aupaklikult ja kuidagi see oli ka niisugune asi, mis ikka kõike nagu oskas õige koha peale panna, et väärtustada seda, mida keegi õppinud ja oskustega inimene oskab teha. Minu õppejõuks oli pikka aega Leili Kuldkepp, kes oli alles siis pedagoogilisest instituudist tulnud siia kunstiakadeemiasse õppejõuks. Nii et mina tema esimese niisuguse õpilasena võib-olla kogesin kõige rohkem seda, et ta oskas mind nagu niimoodi viimaseni nagu timmida töö tegemiseks. Nii et ta kunagi, kui mingisuguseid kavandeid tegi, siis ta ei analüüsinud, mis mul valesti on või mis seda. Lihtsalt ütles, et tehke veel. Ja vaat niimoodi käiski, et tehke veel. Ja nii kaua, kui ma ise aru sain, mis hakkab siis nüüd minema kuidagi. Ma pidin seda ise kuidagi õhust ära tabama. Vaat siis ta ütles enam-vähem selle sama asja, millega ma ise ka juba hakkasin rahule jääma. Ja vaat see on andnud niisugust edaspidiseks eluks seda arusaamist, et sa pead ise otsustama, ei saa mitte kellegile loota. Nii et valikud pead ikka ise tegema. Sest hilisemas ajas, kui ma ise nüüd juba metallikateedris õpetasin ja olin, siis tähendas see seda, et sa vastutasid nagu selle eest, et sa oskad selle ülesande tudengile nüüd puust ja punaseks teha ja kõik materjalid ja teda pidevalt niimoodi juhendada ja tänapäeva tudeng, kui ta, aga miks ma pean niimoodi tegema, et mida ma pean nüüd tegema, mida ma nüüd pean tegema. Ise pead teadma, mida pead tegema. Nii et selles suhtes on ma talle väga tänulik, et ta oskas mind niimoodi õpetada, et tee nii kaua, kui ise tunned, et asi hakkab tulema. Õppeperioodil olid erinevad ülesanded. Esimesel kursusel tehti ühte asja, teisel kursusel olid nagu niisugused suuremad vormid
nii et see oli täitsa loogiline, et need asjad, ülesanded olid pidevalt erinevad ja nende käigus sa pidid siis ikka nagu omandama nüüd selle põhilise põhimõtte, mis tähendas vormiga töötamine, mis tähendas siis niisugune väikeste ehteasjade tegemine, aga kuna mina valisin põhiliselt selle niisuguse monumentaalmetalli, siis minu diplomitöö on keevitamisega. Nii et ma õppisin keevitamist sellepärast, et siis seda raudplekist neid asju välja keevitada ja teha seda oma diplomitööd. Enne seda ma peaaegu pool aastat niimoodi käisin niimoodi keevitamist õppimas tipis. Minu diplomitöö oli, noore inimesena võid ainult niisugust lollusi välja mõelda. Mul oli siis ainukene koht, kuhu siis nagu taheti midagi saada, niisugust suuremat, monumentaalsemat asja oli Tallinna onkoloogia haigla kabel. Jah. Niimoodi, et selle me siis kuldkepiga niimoodi ainsana leidsime, kuhu midagi teha ja sinna ma tegin siis pannoo ja siis ka trugitud suured 1,70 m küünlajalad. Ja lõpuks tänu sellele, et need küünlajalad olid, sain ma lõpetada, sest muidu oleks mind selle sürrealismi pärast jäetud niimoodi diplomist ilma. Ja see minu keevitamine oli nii sürrealistlik, mis mulle vist oli liiga ajast kaugel ette. No mina sain igatahes väga head kogemused sellega, nii et tööd ma pole kunagi kartnud ja see keevitamine mulle täiesti meeldis. Kuldkepp oli noor ja niisugune ei teadnud, et niisuguse asju umbes ei tohi teha. Ja mina samamoodi niisugune hakkaja ja kuidagi niisugune teotahteline, et tahad ikka midagi uut ja teistmoodi teha. Mis sinust peale ülikooli sai? No kõigepealt siis oli see suunamiste aeg ja päris kunstniku kohta polnud nagu eriti kusagil saada. Ja kahjuks oligi, kui mul esimene suunamine oli pudukaupade hulgikaubanduse baasi. Ja seal siis ma pidin tegema seinalehti ja sünnipäevaks igasuguseid kaarte ja lihtsalt täiesti õudus. Aga õnneks kusagil poole aasta peal oli juveelitehasesse vaja kunstnikku. Ja ma ei tea, miks pärast, aga Liidia Elken peakunstnikuna valis just mind. Ja teiseks on see minule nüüd nagu teine ülikool just eriala õppimises ja sellega hakkama saamises. Siis see tähendas seda, et seal ma siis hakkasin kavandama ja vastutama tootmisse viimise eest, siis kõigepealt tuli mulle ette 32 esemeline söögiriistade komplekt, see tähendas noad, kahvlid, igasugused muud asjad, mis kusagil väga-väga vanasti oli, et inimestel söögi pidulikul serveerimisel kõik olemas. Nii et ma pidin endale väga põhjalikult neid asju hakkama selgeks tegema, missugust asjad need on ja kuidas niimoodi, et see tähendas uurimist raamatukogudes ja muudes fondides. Ja teiseks siis, kui ma olin kavandiga jõudnud nagu ühel poole, et seda siis niimoodi tehnikaosakonda nagu töösse anda, siis tehti mulle selgeks, et mis sina plika nüüd umbes tead, et seda arvad, et seda saabki tööd teha. No siis see oli väga pikk protsess. Siis ma pidin jälle selgeks endale tegema, mitte endale, kõigepealt endale ja siis neile, et seda saab teha. Ja muidugi tänu sellele, et mul mees oli tipiõppejõud, siis tegin ma tõesti tantsimise selgeks endale, et missuguseid asju saab ikka lõppude lõpuks tantsida. Ja siis sellest peale on nad nüüd siiani
kusagil 70ndatest kuni praeguseni ikka see elegant, millega oli meeletu jahtimine, et seda ei saa teha ja mingi noor nüüd naisterahvas arvab, et seda saab teha. Mind ikka mõnitati väga põhjalikult. Aga siis oli juveelitehases võimalus osta valumasinaid ja selleks oli vaja ka siis teha mingisuguseid tooteid, et neid saaks siis nagu valutehnikas teha. Ja imekombel usaldati siis see ülesanne jälle minule, et vaata siis, kuidas seda asja teha saab. No muidugi oli konkursse nendele kavanditele, mis asja üldse hakata tegema. Ja no vot, siis see minu komplekt nagu Arnika, mis praegult ka vist niimoodi müügil, ikka jah, on müügil. Ja sellega ma õppisin ka erakordselt palju just seda igasuguseid võimalusi, kuidas üleüldse midagi teha. Kõigepealt pidin ma 10-kordse suurendusega tegema valmis mudelid. Siis leidma, kuidas seda mudelit saaks siis hiljem vähendada automaatselt. Selleks olin ostetud ka kusagilt väljamaalt mingisugune väga peen tööriist, millega siis see tööriist sai nagu üle kanda siis neid mõõtmeid ja vähendada. Kõigepealt muidugi tegin ma selle ikka savist. Siis vaatasin, et savist see asi nüüd päris hästi ei tule. Vahepealselt siis võtsin need vormid, muidugi õppisin siis seda kipsivalu, mida ma enne polnud niimoodi kunstiakadeemias läbinud. Siis need mitmekordsete kipsivalude tagajärel siis sain võtta vormi, kuhu valasin siis türokrüüli. See on mingisugune hambamaterjal, mida kasutavad stomatoloogid. Ja siis selle omakorda nüüd viimistlemine ja lihvimine niisugusele tasemele, et siis see masina mingisugune nõelakene saaks mööda neid kumerusi liikuda ja anda informatsiooni siis selle 10-kordsele vähendusele pressvormi jaoks tegemiseks. Vaat niimoodi käis see asi. Ja see oli kadunud mudeli valu, millega neid asju kõiki tehti, nii et seda ma siis niimoodi olen see esimene pääsuke, kes juveelitehas seda tegi. Huvitav asi on see, et saada nüüd, et su toodang või su välja mõeldud esemed oleksid niimoodi, tuleksid ka välja niisugused, nagu sa tahad. See tähendas, et ma tegin iga protsessi juures, käisin ise seda juhendama. Nii lihvimises kui muidugi see kõigepealt need pressvormide tulemus, et kas ta on nüüd piisavalt hea või mitte. Absoluutselt kõik asjad sai niimoodi stantsimised vaadatud ja siis need, kui juba toode läks nii lihvimisse, poleerimisse, kõik need lõpuni neid asju. Ja see tähendas, et tuleb kogu aeg silm peal hoida, kui sa tahad saada tulemust. Nii et ei saa teiste peale lõpuni loota. Kui nüüd üldse sellest töö asjast rääkida ja töömeeleolust, siis kõige tähtsam oli hommikul õigeks ajaks tööle saada. See oli nagu tuletõrjes, et jooksed hinge välja, et saaksid selle kaardi õigel ajal sinna sisse lasta, et sa oled kohal. Pärast seda oli rahulik, siis hakkas kohvi joomine, aga siis meil niimoodi, kuna tulid sinna, siis oli juba teisi kunstnikke ees. Ja siis tuli minna öelda, et läheb tehasesse, kuna kunstnike ruum oli eraldi, siis tehas ja siis sai niimoodi kohvikusse minna. Ma pole eluski nii palju kohvikus käinud kui selle juveelitehases töötamise ajal. Töötingimused olid niisugused, et mitukümmend inimest ühes toas. Käidi sisse välja, igaüks kusagil rääkis, niimoodi ei saa loomingut teha. See oli ikka niimoodi, et need asjad mõtled ikka välja nagu, meil oli muidugi üks loominguline päev esmaspäeval.
noh, et see põhiliselt oligi siis see aeg, kus sa siis mõtlesid, mida sa teed ja noh, niimoodi ideede genereerimiseks. Mis tore oli, näituste jaoks sai töid teha lihtsalt niimoodi, noh, eriti vormialalised asjad, mida ma sellel perioodil väga palju tegin, siis see oli võimalus, et ma ostsin ise nüüd metalli ja siis peainseneri ja direktori loaga sain ma lasta nad tehases teostada. Ja see oli suur privileeg, et sellel ajal on mul väga palju neid niimoodi just neid õõnesvorme, mis muuseumis on ja näitustel käinud, et tore, et Liidia Jõken oli ise see, kes tahtis ka näitustel alati esineda ja tänu temale siis saime ka meie nüüd endale selle privileegi, et me saame näituse töid teha. Ja noh, see oli ka mõnes mõttes tehasele nagu niisugune nagu positiivne näitaja, et on ikka tasemel, et kui näitustele võetakse töid. Ega ma muidu juveelitehasest polekski ära tulnud, aga 76. aastal siis kutsus metallikateedris, ma ei mäletagi, kes see oli, kes muga läbirääkimise alustas, et ma tuleks sinna õppejõuks. No vaat siis muutuski mu elu juba jälle teistsuguseks, see oli nagu uus väljakutse. Ja vaat siis hakkab mul see merevaigualane looming, et noh, et tänu sellele, et hea kolleeg Salme Raunam andis mulle nõu, et hakkaks ma merevaiguga tegelema, sest igalühel oli oma mingisugune ala või kus nad tegid siis seda nii-öelda teaduslikku tööd. Ja vaat minul sattus see merevaik tänu tõesti, olen tänulik Salme Raunamile, et ta mulle selle niisuguse mõtte sisse süstis, sest sel ajal oli merevaik ikka tõesti noh, nii allapoole igasugust väärtust. Ja noh, esialgu kõik imestasid, et miks nüüd nii mõttetu materjaliga hakata tegelema. Aga ma poleks iial uskunud, et see merevaik nii huvitav võib olla. Sest asi ongi selles, et kui sa asjasse süvened ja temaga pikemalt tegeled, siis on igal asjal väga palju huvitavaid aspekte. Mulle väga meeldis, siis ma sel ajal käisin ka siis Ermitaažis kogudes stažeerimas. Ja see kuu aega, kui ma hommikuti jalutasin siis sellest tühjast Ermitaažist, nendest uhketest saalidest läbi siis sinna fondidesse, kus ma siis võisin neid imelisi merevaigust nii vorme kui ehteid ja kõike siis niimoodi vaadata ja uurida neid ja pärida, et kuidas ja nende materjali, kuidas, mis ajast nad pärinevad. See oli minu jaoks fantastiline. Ja siis ma muidugi käisin ka Kaliningradis, siis see nõukogude ajal oli ta juba Kaliningrad ja selles Jantarni tehases. Sel ajal kahjuks ma muidugi ei saanud sinna kirikusse, see ei olnud vist veel taastatud, kus on Immanuel Kant maetud. Ja nüüd tagantjärgi, kui ma ikka seda merevaigu tükikest vaatan ja imetlen, vaat siis tuleb mul alati Immanuel Kant meelde, kuidas ta ütleb, et sina väike kärbseke, kui sa meile võiksid midagi rääkida, missugused oleksid meie teadmised ammustest aegadest. Ja vaat nüüd tõesti, see on mul üks päris niisugune teraapiline ettevõtmine, kuidas ma siis aknal istun ja vaatan seda merevaigu tükikest ja vaat siis ma olen tõesti nagu mingisuguses teises maailmas tänu teadusele, mida on sajandeid teatud ja rahvas uskunud, on need teraapilised omadused. Nii et ta tõesti parandab meie tervist ja annab jõudu. Ja vaat see on just see merevaik hape, mida siis selle Baltimaade merevaigus suktsinidis on 3–7%. Ja vaat sellel ongi need niisugused erilised omadused. Nii et teised vaigud
ei ole ükski niisuguste balsameerivate omadustega, nagu on seda merevaik. Ja praegult nad tõesti püüavad neid veresooni selle merevaigu niidiga, mida nüüd Selašenko on nagu leiutanud, et sellega seoses teha nüüd nende veresoontele nüüd niisugust ravi, sest ega asjata juba 7. sajandil egiptlased ei hoidnud verd merevaigust nõudes. Ja samamoodi ju see keiser Nero ajal. Nerol oli, isegi kirjandus paneb, et tal oli haiglane tõmme merevaigu poole. Et tal olid peaaegu pooled toidunõud, ka need jooginõud olid tal kõik merevaigust. Ta oli täiesti merevaigu niisugune ja tekitas siis ka merevaigu hulluse. Nii et võt see periood on ikka tõesti niisugune ja see levib kuni 10. sajandini, et kui merevaik ja kuld on ikka ühes vääringus. Ka need Mykene kaunitarid ihaldasid ainult seda merevaiku, seda läbipaistvat ja mul on siin akna peal ka ikka seda tooni isegi, seda niisugust punakat tooni. Nad värvis oma juukseid ka seda tooni. Et see oli kuidagi nii ihaldusväärne. Ja samamoodi, et siis selle ühe väikese merevaigust kujukese eest mul on umbes samasuguseid siin niimoodi seina peal. Vaat selle eest sai ühe terve, tugeva, täisjõus noore meesorja endale võtta. Tihtipeale me ei oska õigel ajal kellegile nüüd nii ilusti seda tänu teha. No nagu ma olen tagantjärgi teinud Ede Kurrelile nüüd tänu tema nendele kotikestele ja siin ka paljudele teistele kunstnikele. Vaat samamoodi oskas Salme Raun, Salme Raun on mulle selle niisuguse hea mõtte ette süstida. Aga muidugi vist see oli 93. aastal vist, kui see Spielbergi Jurassic Park film tekitas siis maailmas jälle uue selle merevaigu buumi, sest seal ta oli kultuskivim. Ja kas te olete, kui meil siin niimoodi vabalt veel liikusid need idamaade hordid nii Hiinast kui Jaapanist, Koreast. Ega te muidugi ei pannud tähele, kui palju nad ostsid kokku seda merevaiku, sest see oli nende jaoks ikka tõesti niisugune väärt materjal. Ega ma ühte asja nüüd väga pikalt ei taha ka teha, aga nagu ma merevaiku, ma teen ikka jälle teiste asjade vahel. Et kui mul esialgu oli see merevaigu asi, kui ma seda uurimust alustasin ja tegin, siis olid mul see mingisugune tihedam natukene merevaigu periood. Mul pole niisugust müügiasja eriti meeldinud kunagi teha. Vaat see ongi see asi, et ma tahan seda natukene ikka teistmoodi teha. Sest minu meelest on see merevaik niisugusel nagu loomulikul kujul, kui sa kätte saad sealt kas välja uhutuna merest või siis kusagilt kaevandusest. Et tal on nagu mingisugune oma hing sees ja ma ei raatsi teda hakata nagu mingisuguseks niisuguseks üleni ära lihvitud ja poleeritud nunnuks tegema, mis inimesele nagu võib-olla meeldiks, kui ta on niimoodi väga-väga niimoodi ära tehtud, nii et kas nüüd võtta niisugune ilus merevaigu tükikene ja siis teha tast see ümmargune pärl ja ma pean tast nii palju ära lihvima või lõikama. See on nagu looduses puude maha raiumine, et ma seda ei saa, et nüüd minu põhiline looming enam-vähem on olnudki niisugune nagu suhteliselt nagu dialoog selle merevaiguga, et mis asja tast saab teha või mitte. Mikspärast ma temaga niimoodi pikalt vestlen, sest ma ei võta kätte nüüd mingisugust lihvimiskäia või viili ja hakata teda siis nüüd niimoodi kärts niimoodi puhtaks lükkama. Sest eriti, kui tal on need niimoodi jäljed peal, kus kohast ta tuleb ja missugusest keskkonnast ja kui tal seda valget seal sees on, siis tähendab ta nagu sinna
langenud sinna kvartsliivasse sisse, nii et need kõik on nii huvitavad ja põnevad, et vaat ma siis tunnen ennast ka nagu niisuguse mingil määral arheoloogina, et vaat tõesti sama, vaat see arheoloogiga võrdlus on, et väljakaevamistel, et sa niimoodi ettevaatlikult suhtud materjali nagu sellel Jantarni tehases, kus ma käisin, kus siis see teed tehasesse ja kusagil olid kõik seda merevaigupuru täis, siis oli põrandad valatud niimoodi, et tsemendi sees olid merevaigutükid, nii et noh, vot seda barbaarsust, seda oli päris kole vaadata. Ja samamoodi olid siis need kaevandused, kus siis seda merevaiku niimoodi lahtistest kaevandustest, et see loodus ümberringi oli nii ära songitud, kui vaadates praegult seda olukorda, kuhu me oleme nagu sattunud, need pandeemiad, see keskkonnareostus ja kõik need asjad ja kuidas me nüüd ise ka täpselt oma looduse kallale läheme. Raiume maha metsi, hiiepuud ei ole mingisugune väärtus. Me eestlased ise nüüd raiume neid kõike maha. Puhas loodus ei tähenda enam midagi, peaasi, et tuleks nagu raha. Et need ongi need niisugused asjad, mille pärast ma nüüd kangesti püüdsin seda looduskaitsekuul teha seda näitust merevaigust, et tõmmata nagu paralleel nüüd praeguse ajaga ja siis selle ajaga kusagil 40-50 miljonit aastat tagasi, kui oli see õhusapnikku palju rohkem. Kõik see loodus oli inimese poolt reostamata ja ehk me saame nüüd lõppude lõpuks aru, et kui me ise ei suuda oma tekitatud rämpsust ja reost kuidagi nüüd uue mõtlemise ja tehnoloogia abil lahti saada, siis ei ole inimkonnal siin planeedil tõesti enam midagi teha. Ega asjata ei hakata juba rääkima, et uues järgmises arengukihis me läheme sinna novotseeni, kus siis kõik võtame uue planeedi kätte ja reostame selle samamoodi ära. Samamoodi on meil kosmoses, lendab nüüd seda prügi nii palju, et nüüd on kosmosest juba prügi vaja koristada. Kui me tahame siin emakesel maal veel elama jääda, me peaksime samamoodi püüdma kõik, nii noored kui vanad üheskoos hakata selle looduse eest seisma sama võimsalt, kui me tegime siin fosforiidi ajal, kui me selle Vene võimulaga rindel olime kõik ühiselt. Ega üksik inimene ei suuda mitte midagi, me saame kõike ainult teha ühiselt. Et minu jaoks ongi püha ja puutumatu midagi, mida on väga raske defineerida, aga mis võiks olla kõige lihtsamalt arusaadav meid ümbritsevast loodusest ja inimesest. Et need on minu jaoks pühad asjad. Samamoodi ja sellest uskumisest ja uskumatusest, et see usk nagu loodusesse ja maailma ruumi ja samamoodi ka meie esivanemate usk looduse pühasse puudesse, hiiepuudesse. Vaat see mingi niisugune seletamatu asi. Miks pärast on ka see zen-budism ja need usundid minu jaoks väga aktsepteeritavad, et nemad võib-olla kõige täpsemalt defineerivadki kõike seda, et kõik, mis meid ümbritseb, kõigisse me peame lugupidavalt suhtuma. Just see, mis aitab säilitada seda meid ümbritsevat loomulikku loodust. Need on väga tähtsad ka minu jaoks. Merevaigustehe annab inimesele seda talismani tunnet ja mida see talisman meie jaoks tähendab. Ta tähendabki seda asja, et ta annab meile mingisugust jõudu, nagu merevaik annab seda oma omaduste poolest juba ja et see nagu talismanina merevaik, et temal ongi need niisugused ehteomadused ka, mida me võib-olla ka lihtsa
selle merevaigus tehte näol tunnetama enda toetajana, enda kaitsjana. Vaat tal ongi kõik niisugused minu jaoks sellel ehtel peavadki niisugused omadused olema, et me mingeid asju nagu iseenesest hakkame enda jaoks nagu tänu mingile materjalile just hindama. Inimesel võib-olla polegi just nii palju neid ehteid vaja, kui just seda, mis teda nagu toetaks. Vot see ongi iga inimese nii isiklik asi, et ehtimine, selle all me mõtleme tavaliselt, et ei tea, mida me peame nüüd endale külge riputama. Aga siin võime igaüks jääda oma arusaama juurde, mis on minu jaoks nagu tähtis ja ja et ma suudan ka olla üle sellest, kui kõik riputavad nüüd mingid ühesuguseid asju kõrva, et seda ei pea tegema. Nii et võib ikka oma tahtmist mööda minna. Mina ei tunnegi ennast ehte kunstnikuna. Jah, kuna ma teen väga palju ka muid asju, neid niisuguseid kontseptuaalseid installatsioone, nagu see Delvaux teemadel on mul väga palju olnud. Ja ma teen ehte Delvaux'le, ma ei teegi teistele niimoodi, et kuna ma teen Delvaux nende maalide koopiate või fragmendist koopiatest Delvaux maalidele nende taustal, et siis on minul nagu see niisugune hoopis teistsugune suhe. Vaat mina ei olegi sel teemal eriti niimoodi õige inimene vastama, et mis praegusel ajal on. Sest praegusel ajal on tõesti niimoodi, nagu iga asi võib kunst olla, niimoodi võib ka iga ehe niimoodi peaaegu et kunst olla ja tänapäeval leitaksegi, et ega ta ei pea ikka päris olema õppinud kunstnik, kõik teevad kõike ja see on läinud, enam ei ole niisugused sundpiiranguid, et sa pead oskama seda teist või kolmandat, et sa saaksid olla kunstnik, nii et ma ilmselt oma meelest olen rohkem kunstnik, sest disain tähendab minu jaoks seda perioodi ja võimalusi, kui ma olin juveelitehases. Vaat seal ma olin disainer. Vot minu meelest ei ole ka disain see põlve otsas tegemine. Disain nõuab ikka vastavat tehnilist parki. Nii et võimalused lähtuvalt sellest. Disaintoode peab olema ikka tootmises tehnoloogiliselt teostatav. Nii et mina ikka rohkem olen niisugune vaba kunstnik, kes ei pea piiridest kinni pidama, et teeb seda, mida nagu tahab. Kuna see oli nagu uurimisteema, oli see merevaik, aga ega siis pidevalt ei saanud näitustel ikka ainult selle merevaiguga, mida ei hinnatud ka selle ajal esineda. Siis ma avastasin enda jaoks akenemaili. Seda oli Kurrel kunagi teinud, aga keegi seda sel perioodil, kui mina hakkasin temaga tegelema, ei teinud. See tähendas seda jälle, et katsetamist ja õppimist ja kuna mina tahtsin kuidagi niimoodi teha seda jälle omamoodi, siis ma kõigepealt punusin nagu niisugust traadist nagu võrgud või niisuguse karkassi alla. See tähendab see akenemail, plikazoo, et see on nagu väikene vitraaž ja läbipaistvate emailidega, vaat see ongi see niisugune vitraaži moodi ehe. Ja kuna need ehted olid küllalt niisugused, ega ma neid nii imepisikesi ei teinud, suhteliselt suured ehted, siis neid emailides nägin ma päris kurja vaeva, sest kõigepealt see metall, sõrestik, see pidi kandma nüüd kogu seda läbipaistvat nii-öelda emaili või klaasimassi ja et ta tõesti seal püsiks. Nii et see oli väga keeruline ja väga keeruline oli saada seda pinda, mille peale seda panna, et ta tuleks pärast niimoodi korrektne ja puhas ära, sest seda niisugust asbesti peal mingit niisugust asja ei saanud teha.
nii et need olid ikka päris keerulised katsetuste aastad. Kusagil 90ndatel aastatel ka tekkis see Enelini moemaja ja temal tulid need Prantsuse moekunstnikud siia külla ja vaat siis ma ei tea, kuidas see info ka minuni jõudis, et ta oli huvitatud nagu missuguseid ehteid me teeme ja siis Enelin leidis ka võimaluse, et neid moedemonstratsioonidel nagu hakata siis kasutama. Ja mu esimene kollektsioon oli koos Anu Indiga, siis tema kollektsioonile tegin ma siis need suured akenemailiga ehted. Ja hiljem kusagil, see oli vist 93 või Balti moemessil, vaat siis ma tegin nagu juba ka oma ehete juurde ise need kostüümid. Ja 90ndate alguses ka veel oli üks niisugune võib-olla absoluutselt jälle teise valdkonda minek. Sa küsisid enne, et mis on nagu inspireerinud või mis on mõjutanud. Vaat see oli Estonia see hukk, parvlaev Estonia hukku pool. See 94. aastal. Vaat sinna sel teemal ma tegin järjekordselt nagu metalliga ja see oli suur installatsioon, see oli mul näitus Rahvusraamatukogus. Ja siis, kus vahetult 93. aasta Veneetsia biennaali meenutused ja mälestused, see oli mul ka niisugune esimene selle Veneetsia biennaalil käimine, mis tähendas seda Veneetsia hiilgust ja siis see meie parvlaeva osa, mille ma siis teostasin raudplekis ja kuidagi sinna raudpleki tekitasin niisuguseid avasid, mis nagu niisugused ristikujulised olid ja kui ma need 9 tahvlit olin siis nagu neid ristikesi täis teinud, siis ma sain aru, et sealt tuli see nagu kuupäev ka välja, aga mida ma ise nagu, jah, see Uku kuupäev, nii et mida ma ise nagu tähele ei pannud. Järgmisel aastal oli veel üks näitus, kuhu ma siis seda tegin suure installatsiooni 852 sellest siitpaberile prinditud nimest niisuguse laevakujulise. Vaat ma ei teagi, mis nüüd ei ole ta nagu ateljeena või galeriina. Üks niisugune kõrge ruum, kuhu sisse nagu laevakujuliselt ma selle nagu installeerisin kusagil 10 meetri või rohkem suuruses. Nii et see on olnud jah üks niisugune tugev mõjutaja pikkadeks aegadeks. 2001. aastal on mu kõige uhkem merevaigu näitus olnud Raekoja keldrisaalis. Jah, vaat see on mu tõesti niisugune suur ja uhke väljapanek, sest siis olid keldrisaalis olemas veel Itaalia kristallklaasist meeletult uhked suured vitriinid. Ja vaat sinna ma siis eksponeerisin oma merevaiku, siis oli mul oma uurimistöödest siis tegin selle nagu slaidiprogrammi, siis olid need erinevad merevaigu näidised, mul kõik need väljas pluss siis oma need tööd. Jah, vaat Delvaux sari algab mul ka kusagil niimoodi juba enne 90ndate lõpus ka juba ma esimesed Delvaux sarjad teen. 97 oli Linnagaleriis näitus, kus ma eksponeerisin Kurreli neid kotikesi, vaat siis need olid nende raamide või nende nii-öelda 2 klaasi vahel ja tamiilidega riputatud, mis
pärast ma enam ta meile üldse ei salli. Nendega on nii palju tegemist. Ja siis oli mul see sari pühendus Eesti kunstnikele ja seal ma siis ka esimest korda kasutan nüüd niimoodi pildilist esitlust ja kus mul ka niimoodi pildi sisse nagu projekteerin või asetan niisuguse karbikese, kus sees on siis sellele kunstnikule pühendatud ehe ja mingisugune detail siis koos selle kunstnikuga. Ja sealt edasi läheb kohe mul järgmistel aastatel siis Delvaux sari. Et kuna kunstnikke ei olnud nii palju, kes ennast niimoodi ahvatlevalt kusagilt olid ajakirjanduses eksponeerinud, sest ma kasutasin ainult neid fotosid nendest kunstnikest, kes olid ajalehes nagu juba eksponeeritud vastavalt, kes päris paljalt, kes poolpaljalt, vaat niimoodi need asjad olid ja siis ma katsin neid nagu niisuguse oma ehetega. Ja siis sellele järgneb kohe seesama Delvaux sari, kus ma kasutan siis neid reprosid Delvaux teemal, Delvaux maalide teemal ja siis ka eksponeerin siis oma ehteid seal. Ja vaat nende puhul ongi nüüd säilinud mul need Delvaux tööde nimetused ja vaat need on mind ka nagu mingil määral ärgitanud. Et noh, näiteks üks töögi näiteks Delvaux nagu avalik arvamus, kus tal siis on foonil nagu kaks naist, kes on nagu seljaga ja neil on nagu juustes suured, nagu suur pats oleks kokku tõmmatud roosa lehvikuga. Esiplaanil magab akt, naisakt. Siis mina panin selle roosa lehvikese nüüd sellele aktile ühele teisele kohale. Nii, vaat mul tekkis selles suhtes, mis mind Delvaux puhul võlus, oli see tema see suhtumine. Et see, mis mind võlub, on asjade poeetiline nägemus. Teooria jätab mind külmaks. Et mind huvitas ka just Delvaux juures, et tal olid need aktid väga erinevate pealkirjadega ja nagu üks oligi tal nimetusega Riigikogus, kus siis umbes need naised, kes töötavad ühes niisuguses sfääris, kes nagu ei tohikski omale mingeid nõudmisi esitada. No vaat selles ma leidsin ka siis, parasjagu oli vist sellel ajal meie Riigikogus ka arutus just nende töösse suhtumises või ühesõnaga selle liini tegevuses. Kui tulla nüüd Merevaigu juurde tagasi, vaat siin on ka mul, sa enne küsisid, et kuidas mul need mõtted tekivad. Vaat tõesti tekivadki kuidagi niisugusest päevapoliitilistest asjadest ka. Nagu siin paar aastat tagasi või hakkas meil tekkima ka see Me Too asi. Vaat mul sel teemal on siin ka ühel pildil see kaks niimoodi, et kus see alfaisane siis ründab seda teist niimoodi, et noh, kuidagi nii kaudselt tekivad need mõtted, samamoodi mul see Trump ja Jeruusalemm on noh, niisugusel mingil määral minu jaoks nagu tekkinud. Ja muidugi, mis minu jaoks nüüd viimasel ajal on tekkinud just see tänu selle meie nendele hiiepuudele ja metsa mahavõtmisele ja minu isiklikult, minu koduateljee akna alt see hõberemmelga mahavõtmine ja minu kodu ümbrusest 54 hõberemmelgat võeti maha. Ma igale poole püüdsin sel teemal nii Keskkonnaametile kui Looduskaitsele, aga mitte kedagi see asi ei huvitanud. Nii et mul see üks töö on ka nüüd nende mälestuseks siin pühendatud, et minu armsa hõberemmelgale ja sellega
ka võib-olla seoses kõigile nendele maha võetud metsadele ja puudele, mida me ei oska enam hinnata ja aru saada, et see on meie endi tervis ja tulevik, mida me niimoodi lõhume ja raiume. Ma olen nüüd viimase ajal põhiliselt tegelenud selle metalli maalimisega, nii et see oli muidugi 2010. aastal mul niisugune plahvatus, kus ma Viinistun nendes tünnigaleriides näitust tegin ja siis enne seda muidugi, enne käies nendes tünnigaleriides ja avastades selle looduse võimsa teose, selle Roostes tünnigaleriid, olete ilmselt ikka käinud seal. Need on ikka nii võimsad ja tegelikkuses on Rooste ju ikka ka nii kihvt, aga kui hakata nüüd mõtlema, kui kahjulik ta on ja kuidas ta meid samamoodi nüüd niimoodi hävitab, see Rooste. Ja mida me nüüd endi puhul nimetame ilusasti vabad radikaalid. No on ilus nimi ja vaat need närivad meid seespool täpselt samamoodi nagu Rooste, need metalle. Vaat minu meelest ongi õnn see, et ma saan teha neid erinevaid asju ja tegelikult, eks te ise tunnete ka, kui te midagi teete, et sel momendil te olete õnnelik, eks? Aga pärast, kui nüüd näitusega tegemised ja need tassimised ja igast muud sekeldumised tuled, siis kirud või ennast, oli mul vaja seda teha. Aga sel momendil, selle momendi nimel, et tegemise ajal oled sa õnnelik ja vaat inimene, mina olengi seda tüüpi, et ma pean midagi tegema, et olla nagu õnnelik. Miks ma tahtsin nüüd selle intervjuu teha siin A-galeriis? Sest see on üks näide, mida suhteliselt väga raskel ajal 90-ndatel Eesti Vabariigi algusaastal, kui Liia Laasberg sai teada, et see ruum, kus nüüd see Hopp-galerii praegult on, see meie endine A-galerii oli, et see ruum on suhteliselt eraldatav ja seda saaks nagu mingisuguseks ühiseks ettevõtmiseks kasutada. Ja vaat siis nii keerulisel ja raskel ajal saime me kõik nüüd selle põlvkonna kunstnikud nagu ühiselt istuda laua taha ja leida, et me tahame siia teha mingisugust galeriid, mis sel ajal üleüldse veel ei olnud nagu moes. Kõik tuli teha oma rahadega, mitte kellegilt me ei saanud abi ja kõik remonttööd, kõik tegime kõik ise. Ja võite ise ette kujutada, kui raske, ilmselt keegi te ei mäleta, ei olnud poest midagi süüaski saada ja raha oli meeletult vähe meil. Aga see, et igaüks oma väikese panusegi pani, tänu sellele saime selle galerii ja selle uue galerii tekkimisega, kus me praegult oleme. Selle mõtte peale tuli Ene Valter, sest kui ta nägi, et siin see arsk kolib ära ja see ruum jääb vabaks, siis tuli nüüd uuesti see mõte siis Enel ja võttis meid jälle kõiki kokku ja et miks pärast ma nüüd kangesti tahan, et tõesti et me mingil moel suudaksime nüüd Eesti inimesed jälle midagi ühiselt ära teha. Kas või seda oma loodust nüüd niimoodi hoida ja kaitsta. Nii et ühises tegevuses on ikka see jõud.